Järgmiseks päevakorrapunktiks on linnapeale töötasu määramine. Reformierakonna fraktsiooni ettepanek on järgmine. Muuta Elva linnavolikogu 04.11.2013 otsust number 45 linnapeale töötasu ja hüvitise määramine punkt 1 ja sõnastades järgnevalt. Määrata linnapea Toomas Järveoja töötasuks 1900 eurot kuus alates 01. jaanuar 2014. Et kas soovib linnapea sõna? Võin ju kommenteerida selles mõttes, et Elvas on olnud tavaks vähemalt alates 2002. aastast valimisperioodi jooksul linnajuhtide palku mitte muuta. Ja kuna vahepeal on olnud masuaastad ja praegused palganumbrid pärinevad tegelikult 2005. aastat, küll 2007. aastal mõnikümmend eurot seda palka tõsteti, kui Reno Laide sai linnapeaks, siis kehtestatakse need palgad nii linnapeale kui kehtestatakse tegelikult 4 aastaks ja seega jaguneb see käesolev palgatõus 11 aastale, mis ma arvan, et ei olegi nagu väga märkimisväärne palgatõus. Kas on mingeid küsimusi seoses selle päevapunktiga? Jah, Letkoppa, palun. Mul oleks siis eelnõu esitajale, fraktsiooni esimees on Leelo vist. Ilmselt siis Leelole pigem suunatud, et nii palju kui mina aru saan, eelarve koostamist alustati oktoobri-novembrikuus ja novembrikuus oli ka laual linnajuhtide palga kinnitamine. Kas see tähendab seda, et tegelikkuses, kui linnajuhtide palga kinnitamine novembri alguse volikogu istungil teoks sai, kus otsustati linnajuhtide palk samaks jätta, oli paralleelselt valminud ka eelarve esimene eelnõu, mis nägi ette linnajuhtide palga tõstmist. Tahaks palun sellele küsimusele vastust. Seega võiks nagu öelda, et novembrikuine volikogu istung oli vähemalt osade volikogu liikmete petmine, kus enda tegelikest kavatsustest ei rääkinud koalitsioon võiksel olla. Ja ma ei usu, et see oli petmine, sellepärast, et põhimõtteliselt oli see algusest peale mõeldud, et need tõusud võiksid tulla uue 4 aasta eel ja lihtsalt strateegiliselt arvasime, et ta läheb teise eelarvest, aga kuna teemat üles ei kerkinud, siis ei pidanud ka vajalikuks seda väga nüüd välja käia. 2,5 kuud tagasi on linnajuhtide palk kinnitatud, et see nüüd selle aasta alguses nagu uuesti esile tõuseb, kuigi ta oli eelarveprojektis juba toona sees, nagu viitab küll sellele, et... Ei olnud kindlasti summadest räägitud, oli räägitud tõusudest 4 eelarve aasta ees, nagu ütleme, et 4 valitsemise aasta ees. Kuna rõõm võttes volikogu, tähendab eelarve läks volikogu komisjonide välja 1. oktoobriks. See oli enne valimist ja siis oli palgatõus sisse planeeritud. See, kuidas nad vahepeal liikusid. No aga kuidas siis, kui palgatõus oli sisse planeeritud ja ometi otsustati volikogus endisi palkasid kinnitada, need on ju täielikult vastuolus. Siin on, selles ei ole seda teha, aga siin on... Selle aasta eelarve, kui järgmine, tähendab, 14. aasta eelarve projektis oli arvestatud, et palgatõus tuleb. See, et volikogu seda hetkel ei kinnitanud, volikogul on võimalus kinnitada ka nüüd, teise lugemise või eelarve kinnitamise. Tegelikult ma korra põhjendan ka seda veel, et mis puudutab, need olid, nagu seal öeldi ka, et 1. oktoobril vist välja sisse arvestatud, et jah, see oli nagu tegelikult seal olemas, et need ei ole nagu sinna juurde tulnud, aga mis puudutab ja mingid numbrid ja asju, mis puudutab konkreetselt linnade peale palkasid, siis nii-öelda sotsiaaldemokraatide esindus volikogus on värske ja me tahtsime veenduda, et palgatõus
oleks põhjendatud. Eelarve, kui me esimest korda linnapeade palkadest rääkisime, siis meie jaoks ei olnud põhjendatud. Tänase päeva seisuga me oleme näinud, mismoodi tööd tehakse, oleme ennast kurssi viinud sellega, kuna viimati palkasid tõsteti, mis otsused on siin vahepeal tehtud ja täna nagu näeme, et see palgatõus on nagu põhjendatud. Et nagu siin on, kui me räägime täna palga tasemest alates 2005 aastaid, on palgad olnud samad. Täna saab, 2005 aasta ja 2007 tõsteti vist mingi 100 krooni. Et selles suhtes, et kui me räägime, et need fikseeritakse täna nagu 2017 aastaks, siis meie hinnangul ei ole see palgatõus nagu põhjendamatu. Mis puudutab just seda, et miks me ei läinud ei läinud palkasid nii-öelda kergitama selle ideega kaasa kohe alguses. Eks see on tegelikult. Võid kommentaariks, et alati hea töö eest peab head palka saama ja ma olen sellega 100% päri, aga kas me vaatame peeglisse, et kas me oleme siis paremad täna kui 2007 linna seisukohad vaadatuna või linna kodaniku seisukohad, kas me teeme paremini tööd või ei tee. Teine asi, kuidas me põhjendame ära, meie peame seda otsust tegema, kuidas me põhjendame ära, et see palgatõus on 26%, kui teistes asutustes määratakse palka 4% või 3,2% suurendatakse, me suurendame kohe 26%. See on aastast 2005. Kui me selle jagame ära jaga 2005-2017, vaid Renovaid tõstis 2007, me räägime 2007 versus 2014 algus. Et seda me kirjandus, muidugi jah, meil on oma leht, me võime sinna kõiki kirjutada, et aasta tõstime 1% kuni aastal 2014 või 2017, mis saamegi selle raha kätte. Füüsiliselt tõuseb raha või palk 26%. Põhjendagi valijale ära, miks me seda teeme. Mul ei ole selle vastu midagi, see on nii väike number ja nii edasi, aga seda peaks tegema sujuvamalt või teatud saavutustega või ma olen võtnud. Okei, aga kas lisasin nagu öelda võimalus naabrus küsimusi ja mina küsiksin, kuidas Aare Andres oli palga? Et saab ilmselt olema samas suurusjärgudega. Aga mul on küsimus hoopiski... Kas sinul on tõstetud, sa oled ju ka... Hetkel ei ole. Aga kas on plaanis? Võib-olla tõstetakse, võib-olla mitte, ei tea. See ei ole minu otsus. Aga mul on ka tegelikult küsimus, et selles mõttes, et see ei puuduta mitte linna tippjuhtide palkasid, need on täiesti normaalsed. Aga küsin hoopis seda, et me praegu on arutanud 2 inimese palgatõusu, aga tegelikult mis puudutab ülejäänud linnavalitsuse töötajaid. Et ma küll ei tea täpseid numbreid, aga mul on niisugune tunne, et ülejäänud linnavalitsuse ametnike palgad selles kontekstis on ikka väga kõvasti maha jäänud. Et ega seal on samamoodi, tõusud olid nii nagu nad olid, masu ajal ei olnud ja pärast toimus mingil määral taastamine, et kui eesmärk, et eelmisel aastal linnaametnike palkasid tõsteti mingisugusel hästi väikesel määral. Et aga tegelikult tõesti nagu väga väikesel määral, et kas keegi oskab öelda, milline on nüüd täna selline linna juhtiva ametnike, selliste vastutavate ametnike selline umbes enam keskmine töötasu suurusjärk? Heike on siin. Ma kommenteeriks seda palgatõusu, et tegelikult eelmisel aastal tõsteti kõigil linnad palka saavatel inimestel keskmiselt 8% ja ütleme, need palgad 10% ja need palgad, mis olid nagu põhjendamatult madalad võrreldes teiste ametnikega, näiteks sotsiaalosakonna palkasid tõsteti 20%. Sellel aastal püütakse ühed vähesed, kes saavad palgatõusu, on raamatukogu töötajad, kes on ka ühed väiksema palgasaajad linnast ja samamoodi ka sotsiaalosakonna töötajate palku tõstetakse see aasta veel mõne protsendi võrra. Et sellega püütakse ühtlustada nende ametnike
palgataset, mis on tegelikult püsinud sellises nii-öelda ebavõrdses seisus juba päris palju aastaid, et võib-olla isegi rohkem kui 10 aastat. Ja kõigi plaanide kohaselt on ka järgmisel aastal plaanitud tõsta linnalt palka saavate inimeste palkasid, et see on ka eelarvestrateegias niiviisi kirjas. Ja mis puudutab siin eelnevaid aastaid, siis tegelikult kuni 2009. aastani tõsteti iga aasta sisuliselt regulaarselt ametnike palkasid. Et masu hetkel nad olid külmutatud ja siis eelmine aasta toimus uuesti palgatõus. 2009 aasta vähendati nii palju Elva linnaametnike palkasid, et võeti see niinimetatud 13 palka ära, muidu vähendati ei ole. Aga sellele ma ikka vastust ei saanud, et kui suur siis enam-vähem on selline linnade ametnike palgatase täna? 1000–1200. 1000–1200. Juhtivametnike palgatase on tänasel hetkel praeguse abilinnapea palgaga võrreldav. Ma täpselt summasid ei oska öelda, aga ta on näiteks on üle 1000 euro on jah. Ja abilinnapea palka praegusel hetkel natuke üle 1000. Kui Kalev nagu välja arvata, Kalev osakonna juhataja, eks ole, siis ülejäänud tasema on sellest allpool. Üle 1000 euroseid palgasaajaid on linnas rohkem kui üks. Kõik nii-öelda kõrgemad ametnikud on sellise palgatasemi. Ma ka veel, et lähtuvalt sellest, et eelarvestrateegias tõesti on planeeritud 2015 kas kõiki, aga ma väga loodan, et kõiki linna poolt saadavat asutuste töötajate palgatõusu. Sest ütleme, kultuuris, huvihariduses, lasteaedades on palgad ikka väga mannetud ja me peame kindlasti juba alates maikuust, kui me planeerime eelarvet, sisse arvestame inimeste palgatõusu. Mis ei välista, et ärge nüüd ikkagi silmaklappe päris pähe pange ja ütelda, et linnas ei ole nii praeguste kui ka eelmiste võimude ajal mitte midagi toimunud, et me ei saa ju ütelda. Meil on mõned märgutõnad, meil on eelarve tasakaalus. Meil on kõik asutused toimivad, arenevad ja vägagi hästi kaasajastatud infrastruktuuris. Me oleme lõpule viinud päris võimsa projekti ehk vee- ja kanalisatsiooniprojekti. Meil on renoveeritud kool. Jah, te arvate, et see kõik nii lihtsalt tuleb. Ei, see ei tule kõik nii lihtsalt, et meie võimuperiood on siin nüüd ees volikogus teha uusi tähtsaid otsuseid, aga niisugust tasakaalukust linnavalitsuse töös võite te kõik ikkagi tõdeda ja mitte sellele vastu vaielda. Kindlasti on puudujääke, kindlasti saab paremini, ma ei ütlegi kõike seda. Aga minna nüüd ainult sellele, et mitte midagi pole siin 2005–2007 muutunud või pole paranemismärke või ei tehta hästi tööd, siis ma ei tea, mina seda ütelda ei saa. Ma vihjan sellele, et ärgem ütelgem, et nagu oli küsimus, et kas on paremini hakatud või kas midagi ei, ma ütlesin, kas me töötame paremini? Meie või linnavalitsus? No jah, ma loodaks, meie oleme volikogu ja ma loodan, et volikogu hakkab ka, sest on juba nende 3 istungi 3 märke, et seda demokraatiat ja niisugust kindlust linna juhtimisele juurde tuleb. Dialoog viimase punkti. Täna näitas demokraatia väga ütles. No selles suhtes jah, et hääletamine ongi demokraatia. Kuulge, ma olen ikkagi sotsiaaltäpselt professor, ärge tulge rääkima, hääletamine on demokraatia, see on nii lapsikette kokkust Eesti kursus läbi sellele, mis jamad. Ei no mis ma Vaasile vastan, et meil volikogus toimuvad ebademokraatlikud hääletused. Absoluutselt. Ja mis on teie põhjus siis? Millega te seda põhjendate? Kuidas meil, ma ei oska põhjendada, ma põhjendan elementaarselt demokraatliku. Ühesõnaga te põhjendate, väidate, et meil on volikogus ebapäevad inimesed ja tähendab, me hääletame ebademokraatlikult, aga ei oska seda põhjendada. Peab detailid, kus tuleb olla natuke täpselt. Et minu meelest on meil kõik hääletused on vägagi demokraatlikud. Hääletamine ei ole demokraatia, pole normas. Võiks natuke õppida. Tähendab, te väidate, et meil on... Ma kommenteerisin väidet, et hääletamine on demokraatia. Ei ole hääletamine demokraatia. Hääletamine on demokraatia.
kommenteerisin Eesti eesistuja sõnavõttu. Läheme edasi nii-öelda linnapeale töötasu määramise eelnõuga ja küsimused on küsitud. Mul oli üks küsimus tegelikult. Et kui me 2,5 kuud tagasi sama punkti arutasime ja volikogu minu mäletamist ühehäälselt otsustas palga samaks jätta, siis just ühehäälselt vähemalt noogutati kaasa sellega, et linnajuhtidel peaks olema palgasüsteem. Ehk oleks selge, milliste kriteeriumite alusel palk tõuseb ja kõik nõustused palka võib tõsta küll ja selleks peaks piltlikult öeldes olema tulemustasu põhine palgasüsteem, et kas see mõte on ka kuskile idanenud või ongi järgmine palgatõus sama subjektiivne ettearvamatu, nagu see praegu nüüd oli? Kelle see küsimus? Eelkõige siis vist fraktsiooni esindaja Leerule. No kes on algatanud? No ma ei tea, kas on Eesti omavalitsustest üle 200 või neid on siin, et kas on kuskil tulemuslikku palka omavalitsusjuhtidega rakendatud. Kui on ja kui sealt oleks midagi õppida, siis mina ei oleks selle vastu. Aga praegu sinna suunda nagu liigutud ei ole, et see... Minu küll ei ole teadmisi, kuidas saab omavalitsusel tööd tulemuslikult mõõta. Kui see on võimalik ja teie teete mingid ettepanekud või meie leiame omas ideid, kuidas seda tulemuslikku, siis see on ka kaasaegne palgasüsteemi üks osadest. Hästi, aga võib-olla veel täpsustuseks, et millest need summad tulid, kas need olid siis naaberomavalitsuste või Eesti omavalitsuste keskmised või mis seal arvates alustas? Naabreid, aga eelkõige ka reaalselt elvalinna võimalust. Et see oli võimaluste ja ka ütleme taseme poolest, et millised on väikelinnade ja siin ümbrustkonna võrdsete tingimustega palkada. Hästi, aitäh. Veel, mis puudutab seda tulemuspalga süsteemi, siis sellest on arutelu olnud, et mingisugust konkreetset ei ole läinud ühtegi omavalitsust, kus see süsteem oleks rakendatud, et kui oleks meie esimeses võiks mitte, aga selleks on vaja ikkagi enne mingisugune süsteemi ju välja mõelda. Aga lähme hääletuse juurde ja paneme eelnõu hääletusele, et kes on selle pool, et muuta Elva linnavolikogu 4. novembril 2013. aastal tehtud otsus linnapeale töötasu ja hüvitise määramise punkti ja sõnastada see järgnevalt. Määrata linnapea Toomas Järveoja töötasuks 1900 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2014. aastast. Kes on selle poolt? Palun anda käega märku. Üheksa poolt häält. Kes on vastu? Palun anda käega märku. 8 vastu häält. Seega on eelnõu vastu võetud